Vene muinasjutt. Sivka Purka. Elas kord taat, tal oli 3 poega. Vanemad pojad tegelesid majapidamisega, olid usinad ja käisid kenasti riides. Kuid noorem poeg, lollivan, oli niisama, armastas metsas seenel käia, kodus aga istus enamasti ahju peal. Taadil jõudis surmatund kätte ja ta andis poegadele käsu. Kui suren, käige 3 ööd järjest minu haual, tooge mulle leiba. Taat maeti maha. Öö jõudis kätte. Vanem vend pidi hauale minema. Tema aga kas ei viitsinud või kartis ja ütles nooremale vennale: Vanja, ole sel ööl minu eest. Mine isa juurde hauale. Ostan sulle prääniku. Ivan oli nõus, võttis leiba, läks isa hauale. Istus, ootas. Keskööl avanes maa. Isa tõusis hauast ja kõneles: Kes siin on? Kas sina, mu vanem poeg? Ütle, mis Venemaal sünnib, kas koerad hauguvad, hundid uluvad või minu laps nutab? Ivan vastas: See olen mina, su poeg. Venemaal aga on kõik rahulik. Isa sõi leiba ja heitis hauda. Ivan aga läks koju, teel korjas seeni. Kodus vanem vend temalt küsima: Kas isa nägid? Nägin. Kas ta leiba sõi? Sõi kõhu täis. Jõudis teine öö kätte. Keskmine vend pidi minema. Tema aga kas ei viitsinud või kartis ja ütles: Vanja, mine minu eest isa juurde hauale. Punun sulle viisud. Hea küll. Ivan võttis leiba ja läks isa juurde hauale. Istus, ootas. Keskööl avanes maa. Isa tõusis hauast ja küsis: Kes siin on? Kas sina, mu keskmine poeg? Ütle, mis Venemaal sünnib? Kas koerad hauguvad, hundid uluvad või minu laps nutab? Ivan vastas: See olen mina, su poeg. Venemaal aga on kõik rahulik. Isa sõi leiba ja heitis hauda. Ivan aga läks koju, teel korjas jälle seeni. Keskmine vend temalt küsima: Kas isa leiba sõi? Sõi kõhu täis. 3. ööl oli Ivani kord minna. Ta ütles vendadele: Mina käisin 2 ööd. Minge nüüd teie isa juurde hauale ja mina heidan puhkama. Vennad talle vastu: Mis sa nüüd, Vanja? Sulle on seal juba tuttav. Mine parem sina. No, hea küll. Ivan võttis leiba ja läks. Keskööl avanes maa. Isa tõusis hauast. Kes siin on? Kas sina, mu noorem poeg Vanja? Ütle, mis Venemaal sünnib? Kas koerad hauguvad, hundid uluvad või minu laps nutab? Ivan vastas: Siin on su poeg Vanja. Venemaal aga on kõik rahulik. Isa sõi leiba ja ütles talle: Ainult sina üksi täitsid mu käsu. Ei kartnud 3 ööd minu juures haual käia. Mine lagedale väljale ja hüüa: Sivka Purka, mustjas halli tarka, astu minu ette,
nagu leht rohu ette. Hobune jookseb su juurde, roni tal paremast kõrvast sisse ja vasakust välja. Ivan tänas isa, läks koju ja teel korjas jälle seeni. Kodus vennad temalt küsima. Kas isa nägid? Nägin. Kas ta leiba sõi? Isa sõi kõhu täis ja ei käskinud enam tulla. Sel ajal laskis tsaar teatada. Kõik tublid noored poissmehed tulgu kokku tsaari õue. Ta tütar, võrratu kaunitar, käskis ehitada endale 12 samba ja 12 rõhtpalgiga torni. Ta võtab selles tornis istet kõige kõrgemasse tippu ja jääb ootama, kes ühe hobuse hüppega jõuab temani ja suudleb teda suule. Sellele ratsanikule, olgu ta ükskõik mis seisusest, annab tsaar naiseks oma tütre, võrratu kaunitari ja veel pool tsaaririiki pealekauba. Ivani vennad said sellest kuulda ja kõnelesid omavahel. Proovime õige õnne. Nad andsid tublidele hobustele kaeru, panid endale puhtad riided selga, kammisid pea siledaks. Ivan aga istus ahju peal korstnajala taga ja ütles neile. Vennad, võtke mind ka kaasa õnne proovima. Loll, ahjutagune, kuule mine parem metsa seenele, pole vaja inimestele naeruks olla. Vennad istusid tublide ratsude selga, lükkasid mütsid kuklasse, vilistasid, hõikasid, kadusid, et ainult tolmupilv taga. Ivan aga võttis valjad ja läks lagedale väljale. Jõudis sinna ja hüüdis nii, nagu isa oli õpetanud. Sihvka purka, mustjas halli tarka, astu minu ette nagu leht rohu ette. Äkki, ei tea kust, jooksis hobune kohale, maa müdises, sõõrmest lõi leeke välja, kõrvadest tõusis suitsusammas. Jäi seisma justkui maasse kaevatud ja küsis, mida käsid? Ivan silitas hobust, pani talle valjad pähe, ronis tal paremast kõrvast sisse ja vasakust välja ning muutus nii kenaks meheks, et ei saa mõttes mõelda, ei saa ette jutustada ega kirjas kirjeldada. Istus hobuse selga ja sõitis tsaari õue. Sihvka purka jooksis, maa müdises, saba lehvis üle mägede ja orgude, kännud ja juurikad lendasid jalge alt mööda. Ivan jõudis tsaari õue, seal aga inimesi must tuhat. 12 samba ja 12 rõhtpalgiga torni kõige kõrgemas tipus istus aknal tsaari tütar, võrratu kaunitar. Tsaar tuli trepile ja ütles, kes teist tublid mehed võtab hoogu ning hüppab hobusega aknani ja suudleb mu tütart suule, sellele annan tema naiseks ja pool tsaaririiki peale kauba. Siis hakkasid tublid mehed hüppama. Aga ei midagi, mis kõrge, see kõrge. Ka Ivani vennad katsusid, ei jõudnud poole torninigi. Nüüd oli kord Ivani käes. Ta võttis sihvka purkaga hoogu, hõigatas ja hüppas. Ainult 2 rõhtpalki jäi puudu. Ta võttis uuesti kihutades hoogu, lendas teist korda. 1 rõhtpalk jäi puudu.
siis tegi veel ühe keeru ja tiiru, ajas hobuse tuliseks ja kihutas 1004 nagu leek, lendas aknast mööda ja suudles tsaari tütart võrratud kaunitari suhkurmagusatele huultele. Tsaari tütar aga lõi talle sõrmusega vastu otsaesist, vajutades pitseri peale. Siis hakkas kogu rahvas karjuma. Hoidke kinni, hoidke teda kinni! Tema aga oli nagu tina tuhka kadunud. Ivan kihutas lagedale väljale, ronis Sivka purkal vasakust kõrvast sisse ja paremast välja ning muutus jällegi loll Ivaniks. Laskis hobuse lahti, ise aga läks koju, teel korjas seeni. Sidus pea ümber lapi, ronis ahju peale ja jäi sinna lesima. Vennad tulid koju ja jutustasid, kus nad olid olnud ja mida näinud. Oli tublisid mehi, üks aga oli kõigist vahvam. Lennu pealt suudles tsaari tütart suule. Nägime küll, kus ta tuli, aga ei näinud, kuhu ta läks. Ivan istus korstnajala taga ja ütles, ega see ometi mina ei olnud. Vennad vihastasid tema peale. Loll ajab ikka lolli juttu, istu ahju peal ja söö oma seeni. Ivan võttis tasakesi lapi ära otsaesiselt, terve tare läks nagu tulest valgeks. Vennad kohkusid, hakkasid karjuma. Mis sa teed, hull vaim, põletad tare maha! Järgmisel päeval kutsus tsaar enda juurde peole kõiki bojaare, vürste ja lihtsaid inimesi, rikkaid ja vaeseid, vanu ja noori. Ivani vennad hakkasid minema tsaari juurde peole. Ivan ütles neile, võtke mind kaasa. Kuhu sina, rumal, inimestele naeruks? Istu ahju peal ja söö oma seeni. Vennad istusid tublidele ratsudele ja sõitsid minema. Ivan aga läks jala. Tuli tsaari juurde peole ja istus kaugemasse nurka. Tsaari tütar võrratu kaunitar hakkas külaliste hulgas ringi käima. Andis peekrist mõdu juua ja vaatas, kellel on pitser otsa esisel. Käis läbi kõik külalised. Astus Ivani juurde, endal aga süda kõvasti kloppimas. Vaatas mehele otsa. See oli üleni nõega koos, juuksed turris. Tsaari tütar võrratu kaunitar hakkas temalt pärima. Kes sa oled? Kust tulid? Miks otsaesine seotud? Lõin katki. Tsaari tütar võttis tal sideme ära. Äkki lõi valgus särama üle terve lossi. Tsaari tütar hüüdis. See on minu pitser, siin ongi mu ära valitu. Tsaar astus ligi ja ütles. Mis ära valitu see on? Ta on rumal, üleni nõega koos. Ivan ütles tsaarile. Luba, et lähen pesen enda puhtaks. Tsaar lubas. Ivan läks õue ja hüüdis nii, nagu isa oli teda õpetanud. Sivka purka, mustjas halli tarka, astu minu ette, nagu leht rohu ette. Äkki, ei tea kust, jooksis kohale hobune, maa müdises, sõõrmest lõi leeke välja, kõrvadest tõusis suitsusammas. Ivan ronis tal paremast kõrvast sisse ja vasakust välja ning muutus jälle nii kenaks meheks, et ei saa mõttes mõelda, ei saa jutus jutustada ega kirjas kirjeldada. Kogu rahvas ahhetas ja ohhetas. Siis oli lugu lühike. Tehti vägev pidu
ja peeti pulmad ära. muinasjuttu luges Annika Palumets. Von Kleeni teater 2020.